hommikust! Meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Tere tulemast tagasi kuulama järjekordset Kirsi chilli episoodi. Aitäh sulle, Viktoria, selle entusiastliku intro eest. Ei tunne, et ma hakkan kohe edasi ka laulma seda laulu. Ja, sama. Aga täna on meil jälle külaline ja see on sellepärast, et me tahtsime ikkagi enda lubadusest kinni pidada, kuna üle-eelmises episoodis me kommenteerisime siis Loora videot ja me mõtlesime, et äkki on liiga nagu ühepoolne, kui ainult meie arvamus, et kutsume ikka inimese endaga kohale, et ta saab ise ka enda eest seista ja põhjendada ja rääkida. Seega annangi kohe sõna Loorale, kes saab ennast ise tutvustada, et me midagi valesti ei ütle. Aitäh! Mul on nii hea meel, et te mind podcasti kutsusite. Ma mainin siia vahele, et kõik, kes pole meiest eelmist episoodi kuulanud, see oli see episood, kus me arutasime lihtsalt mingi teemadel. See oligi lihtsalt minu meelest arutame mingi sotsiaalmeedia teemadel. See oli see 2016 versus 2019 YouTube. See episood. Seal ma reaalselt peale igat lauset viitasin su videole, nii et keegi, kes ta näinud pole, siis minge kindlasti vaadake. Mulle nii meeldis, sealt tuli nagu välja, et Maria mingi die hard fan. Täie ka lihtsalt. Victoria mingi, no ma ei tea, et nagu... Siis ma olen mingi jaa, reaalselt. Ei, mulle hullult meeldis nagu teie mõlema perspektiiv sellest videost, et tegelikult ma pidin ennast tutvustama ka. Ei võid kommenteerida, tutvustada. Ma ütlen lihtsalt selle teema kohta, mis teil seal podcastis oli, et ma nõustun teie mõlema nagu vaatenurgaga sealt. Mulle hullult meeldis, et Victoria tõi nagu välja selle, et inimesed, kes nagu teevad videosid ainult nagu teiste inimeste kohta, et nagu... veits nagu elavad teiste inimeste kuulsuse peal, vaata, et nagu neil endal ei ole midagi juurde öelda. Ma olen täiesti nõus tegelikult sellega, et ma ei tahaks kunagi, et minu kanalis siuke mulje jääks. Ja aga samas, nagu ma seal podcasti episoodis ka ütlesin, ma kordan ennast korra veel, siis minu meelest see oli väga stiilipuhtalt tehtud ja väga ilusti. Ja ta oligi pigem nagu informatiivne, et ma ei tea, kui paljud teist on kuulnud, siis tegelikult selle sama teemaga on kaasnenud ka kohtu case'is, kus siis teised 2 blogijat said siis kohtukutse, sellepärast, et nad olid kasutanud siis teema käsitluses kuvatõmmiseid, siis, kus olid inimeste nimed ja näod peal. Et mina nagu üritasingi siis oma teemat nagu käsitleda nii, et ma ei pea kedagi nagu, kus öeldakse orki panema või mingi. Ja see on see põhjus, miks ma kavatsen ülikooli minna, et ma sükides olukordadesse ei sattunud. See oli esimene mõte, mida ma mõtlesin. Nagu see, kui stiilipuhtalt seda esitasid, ma olingi mingi, oh my god, et ma pean ka. Ei tohi praisida. Okei. Tee nüüd omale tutvustus ka võib-olla nendele, kes sinust kuulnud ei ole või uutele kuulajatele. Tšau, ma olen Loora siis. Ma olen sisulooja Instagramis ja YouTube'is ja lisaks sellele ma siis käin tööl ja ma haldan meelelahutuskanalite sotsiaalmeedia lehekülgi siis. Ja see on, ma arvan, väga hea sujuv sissejuhatus meie esimesele teemale, kus me tahtsimegi siis rääkida sellest, kuidas on sotsiaalmeediat teha täiskohaga versus nii-öelda põhitöö kõrvalt ja kuna sa just mainisid, et sa ise käid tööl, siis sa võidki kohe enda kogemust jagada. Kuidas siis see aeg sul jaotub ja kui keeruline on seda mingi muu asja kõrval teha? Ja nagu me enne rääkisime, siis Maria ütles, et see on veits võib-olla nagu kooli kõrvalt tegemine, aga minu meelest seal on see erinevus sees, et kui sa nagu koolis käid, siis sa ikkagi elad vanemate pool ja sa ei pea nagu oma mingid kommunaalarveid maksma ja kõike seda üksi elamist tegelema. Et ma olen nüüd vist, ma ei tea, 7 või 8 aastat teinud sotsiaalmeediat, et siis oli ma arvan lihtsam, kui ma ei käinud tööl ja kui ma käisin ainult koolis, siis mul oli rohkem aega ja tööl, paljudel on see, et sa peadki olema 5 tööl. Õnneks ma olen nagu suutnud oma tööandjaga nagu nii head suhted luua, et ma saan ka vahest nagu kodus teha ja siis see annab mulle nagu võimaluse, et okei, nüüd lunch break, või lõunapausi ajal ma siis, ma tean teile inglise keeles nii meeldi. Ei, ma täiesti arusaadav ka. Et ma saangi nagu päevase ajal siis nagu teha mingeid postitusi või pilte. Et ma kujutan, et kui sa tuled koolist 4-5 aeg, siis sa ei saagi teha mitte midagi. Ja see, kus see teema üldse üles kerkis, oli see, et sa tegid ühe story, kus sa rääkisid, ma ei mäleta, kas see oli põhipoint selles, aga sa puudutasid vist seda, et sa ei ole mingi ammu pandud, aga ma tegelikult käin tööl ja siis ma tulen koju ja siis ma tahaks Eerikuga olla, rääkisin midagi sellist. Ja siis selle peale ma kirjutasingi, et nagu mul on nii hea meel, et keegi samamoodi ennast tunneb, sest nagu mul on tunne, et inimesed ei mõista, mitte et ma nüüd võrdleks seda nagu töö kõrvalt tegemisega, sest nagu minu jaoks seal erinevus on see, et kool on ikkagi rohkem nagu, et sa käid, sa teed selle ära, see on rohkem nagu, ma ei oska seda seletada, kuidagi minu peas on see erinevus, et
kool on rohkem, et sa käid, sa teed need ülesanded ära, sa tuled koju, sa ei mõtle rohkem selle peale, aga kuidagi mulle tundub. Aga minu meelest kooliga just on niimoodi, siis sa pead kodutöid ka tegema, vähemalt tööga on see, et jaa, okei, selle koha pealt jaa, aga samas tööga ongi pigem see, et sa kuidagi, sul just peab see meeldima, mida sa teed ja ma olen nagu kõrvalt näinud, kuidas sul võivad mingid tööasjad vahele tulla õhtul või mingid, tegelikult suht sarnane, aga samas peas justkui veidike erinev. Ja mul ongi see, et ma käin esmaspäevast reedeni koolis. Praegusel ajal ma jõuan koju, nagu rääst juba mingi eelviimase tunni ajal on õues pime. Siuke periood, kus näiteks teisipäeviti lõpeb mul kell 5 kool, siis ma tulen koju, no ei hakka ühtegi Instagrami pilti kodus voodis tegema reaalselt. Ja võib-olla minu point oligi see, et ma ei tea, võib-olla isegi Victoria on mõnele inimesele sükse mulje jätnud, et umbes täiskohaga sisulooja olla on lihtne või midagi, siis mina ütleks, et see ei ole lihtne, et mõlemal poolel on minu meelest oma plussid ja miinused, et näiteks töö suurim pluss ongi see, et mul on järjepidev sissetulek, mis nagu üksinda elades või noh, mitte siis vanematega on ülioluline, et sa nagu, sul oleks alati nagu raha olemas ja sa ei pea muretsema selle pärast. Aga samas nagu ma ütleks, et sisu loomine on lihtsam raha veits kui töö, vähemalt minul nagu võrdlusest, et vahest ma saan näiteks 3 koostööga või isegi 2 koostööga ka sama palju raha, kui ma käin 6 aega tööl. Et minu meelest see nagu näitab, kuidas nagu üks on ikkagi lihtsamini teenitud raha, aga just see, et kuidas sa leiad need koostööd, see on üliajamahukas ja näiteks kuna mina käin tööl, siis paratamatult minul jäävad mõned koostööd tegemata just sellepärast mul ei ole aega kokku saada, mul ei ole aega sihukest ägedat ideed kokku panna, et ma nagu selle arvelt kindlasti teen nagu vähem asju. Ma arvan seda, et see võib-olla siis, kus sul on see asi juba üles ehitatud ja sa neid koostööd teed, siis see nii-öelda tuleb lihtsamini või võrreldes sellega, kui keegi käib igapäevaselt tööl, see nagu ajakulu on väiksem, aga samas see aeg ja energia, mis sa oled sinna panustanud selleks, et jõuda sinnamaani, et brändid üldse teevad suga koostööd, siis tegelikult ma ütleks, et see on kas sama ajakulukas või isegi rohkem. Et inimesed juba mõtlevad, sa oled siin ja nüüd sul on mega lebo, aga nagu, kas te olete seda vaeva näinud, et siin jõuda nagu see 5 aastat nagu tööd? Ja ma just tahtsin seda öelda, et ma alati toon välja, kui ma kellegagi vaidlen või arutan sellel teemal, et nagu jah, sa võid mõelda, et sa teed nüüd neid brändile, on ju, istud kodus ja teed videoid, mis nagu see, juba see on nii nagu võltsreaalsus sellest. Aga samal videote editimine nagu kõige haigem töös. Nagu see ei ole võrreldav minu meelest mitte millegagi. Ja täpselt see, nagu sa Victoria ütlesid, siis nagu tegelikult on see, et sa oled jõudnud siia punkti, et üldse mingi, nagu minu jaoks, ma mäletan, mu SA koostöö, mul ei mahtunud pähe, et mingi bränd on nõus maksma mulle, et ma nende nime ütleksin. Tegelikult sinna jõudmine võtab, nagu see on täiesti eraldi töö, täiesti eraldi osa sellest. Aga tulles selle juurde tagasi, et nagu seda töö kõrvalt tegemine nii, ja pluss veel nende sponsordiilide tegemine, minu meelest seal mängib rolli täiega see ka, et ilmselgelt sisuloojana sa ei taha enda kanalit üle ujutada koostöödiilidega. Nii. Ja nüüd on see, et ma siin suve alguses saadik panin iga nädal video, nüüd juhtus selline asi nagu 11. klass, ma ei ole võimeline selleks enam iga nädal videot panema, ma ei taha kvaliteeti alla lasta, aga ma ei saa ilmselgelt teha enam sama tihti koostöid, sellepärast et siis olekski ju ainult need postitused ja sellepärast ma pean samamoodi ära ütlema nii sellel põhjusel kui ka sellepärast lihtsalt, et ei ole aega sellega tegeleda ja ma isiklikult ei taha nagu mingi half-assilt ka midagi teha. Ja nagu ma lihtsalt võrdlen ennast mingite sisuloojatega ja see ei ole üldse sinu kohta, pigem just võib-olla need see pole hullu, kui on. Ei, ma just mõtlengi, et nagu suuremad sisuloojad saavadki endal vaata mingid tavaliselt pikaajalisi koostöid, see on eriti vaata näiteks Martil ja Liinal on minu meelest enamus brändid ongi nagu pikaajalised koostööd, et see nagu eladki koos selle brändiga, kes sa saad sealt nagu raha, et minu meelest see on nagu parim kooslus sellega, aga näiteks kui mul on valida, et kas ma käin tööl ja ma teen koostöid ainult nagu nende brändidega, mis mulle tõeliselt meeldivad, vaata ja mul on suht vähe neid, siis ma pigem valin selle, kui see, et ma promotis võtan iga koostöö vastu ja mul ongi tõesti seal vahepeal on, näiteks ülihea näide ongi see, et mulle hiljuti tuli nagu tasustatud koostöö ühe tampooni brändile, siis või no naiste hügieenitooted ja kui mul oleks seda raha hädasti vaja, ma oleks selle pidanud nagu reaalselt vastu võtma, aga kuna ma käingi tööl, siis mul oli võimalus sellele nagu ei öelda. Täpselt, see on üks suur põhjuseid, miks ma olen praegu gümnaasiumis alles ja minu jaoks nagu hetkel mul on nii-öelda mõlemad teed avatud. Ma kas lähen peale gümnaasiumit ülikooli, hakkan mõtlema sinna suunas, et ma ikkagi lähen kuskile justkui nagu igapäevaselt tööle, samal ajal mul on ka see võimalus, et ma nagu peale ülikooli samamoodi nagu Victoria võtan vaheaasta, vaatan, mis juhtub, on ju. Et nagu selles mõttes mõlemad variandid on minu jaoks praegu võimalikud, aga samal ajal minu jaoks alati on see argument, et nagu
praegu mul on see vabadus valida, mis brändiga ma koostööd teen, mul on praegu see vabadus nagu ei öelda nii paljudele brändidele, sest ma ei sõltu nagu finantsiliselt praegu või nagu ma sõltun nagu oma vanematest, ma ei sõltu ainult iseendast ja mul praegu on see vabadus ja ma ei taha, et keegi nagu seda mult saaks ära võtta selle koha pealt, et ma järsku üks hetk olen sunnitud mingite, ma ei tea, selle koostöö või selle koostöö vastu võtma, sest mul on seda raha vaja. Ma ütleks niimoodi, et ülikool on räme palju lihtsam kui gümnaasium ja sul on räigelt rohkem, nagu oleneb, mis erialas sa muidugi õppinud, aga ma ütleks, et sellised humanitaaralad, mul on hea võrdlus nagu Erik oli mingi IT-vend, nagu ta õppis mingit jõhkrat maitat ja tal oli nagu keeruline, aga kui mina nagu õppisin pigem sellist humanitaarala, kes siis ei tea, ma õppisin reklaami ja imagoloogiat, siis esiteks sul on nagu mõni päev, kus sul polegi kooli ja see annab sul nagu, mulle ülikooli ajal oli kõige lihtsam koostöid teha, et sa ei pea nagu valima ühte või teist, et sa saad ikkagi mõlemat teha. Et minu meelest nagu Victoria ise on nii nagu sa oled nii äksi täis, sa oled nii ettevõtlik inimene ise, aga et näiteks mina selline päris ei ole, et mulle nagu see paber tuli hullult kasuks selles mõttes ja see andis mul rohkem aega mõelda, mis ma nagu elust tahan. Et sa oled ikkagi sellel hetkel nii noor, kui sa lähed ülikooli, et sa ei pea nagu ühte või teist otsust tegema, et minu meelest hilisemas vanuses hakata ülikooli minema tundub mulle palju hullem peavalu, kui kõik see üks nagu joru ära teha. Ja. Selle finantskoha pealt ma tunnen, et ma olen täpselt teie kahe vahel, sest ma nagu sõltun endast, aga samas ka natuke vanematest, sest nad ikkagi, kuna ma elan perega koos, siis mingit üüri ma ei maksa, aga nagu kõik muud kulud on mina ise ja eriti kuna mu pere on praegu pikemalt eemal, siis nagu ka igapäevane toit on täiesti minu enda rahast, mis on nii suur kulu, kui nad olid olemas, siis nii-öelda nad ostsid ikka tegid perelõhtust toitud nendega, nüüd kui nad on nagu eemal, siis ma pean nagu 24/7 iga nagu söögikord on minu rahast, kõik on mingi väljaminekut, mingi kodutarbed, mis ma seal otsa saan, siis kõik on minu kulud, seega see on siuke pool ja pool nagu. Ja aga mõtle, kui tubli sa oled nii noorelt juba niimoodi, vaata. Mul on siia vaheküsimus, kas sa telefoniarveid maksad ka ise või? Lihtsalt nagu random küsimus. Seda, tegelikult mingi interneti asjad on ikka veel nagu perega, aga lihtsalt isegi kui ma nagu mingi septembris või nii võtsin, et nii, ma olen täiskohaga sisulooja, siis ja noh, mis iganes toidukulud olid pooleldi ikkagi pere katta, juba siis ma võtsin selle nagu mentaliteediga, et ma nüüd teengi seda, see minu töö, ma pean sellest ära elama, isegi kui mul mul on praegu mingi kommunaalid on vanemate poolt kaetud, aga ma tahan ju ikkagi, mu enda nagu ajakava on see, et ma aasta pärast kolin välja, seega ma elan selle mõtteviisiga, et nüüd ma juba olen üksi, mul on vaja iga kuu saada maksnud. Ja nagu mul on ka see Exceli tabel, kus ma arvutan enda neid iga kuu sissetulekut, mul on aasta keskmine teada selleks, et ma kogu aeg jälgin seda, et nagu kas mul on päriselt võimalik välja kolida või seega ma sellepärast tunnen, et ma olen nagu tahan kergemini neid koostöid vastu võtta, sest ma elan selles hirmus, et muidu ma ei ela ära, et ma ei saa oma seda mingit numbrit täis ja muidu ma ei saa välja kolida ja siis ma nagu tahan hästi palju vastu võtta, aga samas on ka see, et ma olen nii mitmekülgne inimene, et mul on võimalik nii palju brände endaga orgaaniliselt ära siduda nagu nii eri valdkondadest, ma teen nii palju asju, aga samas on nagu see ka, et no ilmselgelt ma ei võta midagi, mis mulle päriselt vastu on ja nagu, millel ma absoluutselt avata ei ole, ma muidugi ütlen ära ka, aga nagu 80% koostöödest ma pigem olen nagu davai, arutame, mis me siin teha saaks. Issand, kui tore, et sul on siuksed, sest minul on pigem nagu 80%-le ma ütlen ei. No mitte võib-olla päris, aga... nagu suht kõigile mingi, see mu hinnakiri, davai, arutame nagu. Lihtsalt paljud muidugi langevad ära, aga nüüd esialgu see oli nagu fine, aga nüüd just viimane kuu on läinud nii kriitiliseks, kus brändid ei ole esialgu enda timeline'i seda ajakava või ajagraafikut mulle öelnud ja siis nüüd järsku nõutakse kohe see nädal, ülehomme, kohe üles ja nüüd mul on nagu Peiki, ma olen mitmetele juba öelnud, et ma olen nõus sellega, aga kuupäevad tulid alles nüüd ja need hakkavad nagu, need on nii lähestikku hakkavad kattuma, ma olen reast nagu, ma ei tea, mida teha. Ehk ma võtsingi või kuidagi mõtlesin, et ma ikkagi peaks tegema pigem pikaajalisi, aga probleem on selles, et just enamik brände, kes muga ühendust võtavad, on ainult selle ühe kampaania raames. Et nad on tulnud uue tootega välja, uue maitsega, mis iganes. Meil on just praegu, meil ei ole pikaajaliselt kasu, sest meil tuleb kuu aja pärast uus maitse, eks ju. Siis ma olengi nagu mingi... Ja see on...
väga huvitav teema, see on huvitav vaadata nagu kahte nii erinevat vaatenurka selle koha pealt, sest ma arvan, et selle koostööde vastuvõtmise puhul ma olen veidike samastun Lauraga rohkem, lihtsalt sest ma olen naturaalselt rohkem valiv inimene. See ei ole nagu, et üks on hea, üks on halb, lihtsalt vaata, mul nagu annab see võimalus olla valivam lihtsalt see töö, aga ma ütleks, et nagu töö on ka maks nõme lihtsalt, sest nagu sa pead iga hommik ikkagi nagu kohale minema, no mul on tõesti räigelt jopanud, sest ma olen suutnud nagu väga flexibliks tõmmata, aga enamus inimestel ei ole seda varianti, et pluss sa paned, ja sa teed kellegi teise jaoks ju ikkagi vaata, et seda nagu ei tasu unustada, et seal on nagu plussid ja miinused. Mul on see, et ma tahaks lihtsalt kuulda, mida mu nagu vaatajad sellest arvavad, kas neile tundub ka, et reklaami on liiga palju või see nagu sobib mu sisuga ja see on okei, see on nagu, see ei häiri neid. Ma tahaks lihtsalt seda teist vaatenurka, sest ise ma ju tean täpselt, mis on sponsorid ja vaatan oma ajagraafik täpselt nendel kuupäevadel lähevad asjad üles. Mina vaatan seda nii palju, aga äkki tavajälgid ei saa aru, sest ma üleüldiselt olen ka mega aktiivne Instagramis ja tavasisu tuleb ka üli palju. Seega nagu ja, ma mõtlen, et siit oleks tegelikult üli hea rääkida sellest teemast, et ma käisin sinuga seal Spark Sociali koolitusel. Mul on nende pluus ka seljas, kes YouTube'is vaatab. Mudin! Ülikiire küsimus, kas teile meeldib see sõna suunamudija või mitte? See kõlab, mulle ei meeldi, ei väga vist ei meeldi ikkagi. No minule meeldib see sellepärast, et ta on eesti keeles siuke nunnu sõna, see on parem kui influencer, sest mulle ei meeldi seda kasutada juba sellepärast, et ta on ingliskeelne, ma ei taha, et minu töötiitel oleks mingi ingliskeelne sõna. Selles mõttes otsetõlge on minu arust väga lahe, aga arvestades, et sa oled ikkagi nii-öelda see eeskuju ja mingi mudid seal neid trende, mis iganes selle poole pealt mulle ei meeldi. Ma ise ütlen pigem sisulooja, sest ma ei ütleks, et mu täiskohaga töö on see, et ma nüüd nagu olen teistele eeskujuks. Mu täiskohaga töö on ikkagi sisu toota ja siis väike osa sellest on see suunamudimine, mitte nagu põhiosa. Ja ma nõustun, mind häirib selle suunamudja sõna juures just see, et ma nagu suunaks või oleks eeskujuks inimestel. Sest see eeskuju asi on ka asi, mille koha pealt ma olen mitu korda sõna võtnud ja mind häirib see, kui võetakse mind eeskujuks, mida ma saan aru, et väga paljud ütlevad, et sa ise valisid selle ja nii on, aga sa ei saa olla, see on alati see asi, mida ma ütlen, sa ei saa olla 100% autentne, 100% ideaalne eeskuju. Kui minul tuleb nagu valida, siis ma olen alati pigem 100% autentne kui eeskuju. Mõelge sellel nagu, keda te ise jälgite nagu, ja kes on nagu läbi löönud selles maailmas. Ma ei tea, näiteks Jeffree Star tuleb mul kohe peale, kas ta on mingi suur eeskuju, mingi sööb üli halvasti aga tal on mingid teised asjad vaata, et seal on nagu see, et sul kaob veits see autentsus ära, kui sa üritad ainult olla. Aga selle sõnaga mul on see, et see on ilusti kõlav sõna, üliilusalt suunamudija kõlab ülihästi, aga minu meelest see on täpselt see sõna, mida meedias kasutatakse nagu meie mõnitamiseks veits, et kõik nagu võtavad sellest sõnaski, mis kuradi mudija ta on, mis suunda ta mudib, et mingi tule mudi mu selga, enamus kommentaarid on sellised nagu. Selle koha pealt meeldib sisulooja nagu sõna mulle rohkem ja kui ma pean ennast kuskil tutvustama mingisuguse nimega, ma ütlen pigem sisulooja, sest see jääbki kõlama nagu, et ma loon oma sisu, kui keegi tahab sealt eeskuju võtta, võtku, kui keegi tahab midagi kommenteerida, kommenteerigu, aga ma ei ütle kunagi, et mina olen nüüd mudin kellegi suundana. Aga rääkides siis sellest Spark Sociali koolitusest, siis seal nagu tuli jutuks see, et meile kui siis sisuloojatele hästi palju öeldakse, et teie nüüd peate alati ära märkima, kui tegemist on reklaamiga, isegi kui te olete saanud ainult kingituse, keegi pole teile maksnud, siis peab olema ikkagi nagu suurelt ja punaselt kirjas, et tegemist on partnertehinguga või tegemist on koostööga või tasustatud koostööga. Ja siis samas toodi sealt kõrval nagu siis näide, kuidas siis õhtu telesaates on tihti tegelikult siis segmendid, kus on firmad pöördunud saate poole ja maksnud neile, et olla seal saates, mis on täiesti okei, aga seal ei ole mitte mingisugust vaatajale teadaannet, et nüüd tegemist on reklaamiga, kohe hakkab reklaam, olge valmis, 4, 3, 2, 1 et kunagi vanasti oli tegelikult sellised reklaamteated, kui te ei teadnud. Päriselt? Ja näiteks just eriti laste multikate ees oli, et nii, nüüd hakkab reklaam, olete valmis, jaotud ja põhimõtteliselt. Ja et seal nagu ei ole märgitud ja meil tuli nii palju näiteid Mariaga 2 peale, kus telesaadetes ja filmides on tegelikult product placement ehk siis makstud toote siis
nagu paigutus. Tootepaigutus, täpselt. Ja seal ei ole keegi ütlemas Bondi filmi vahel, et kuulge, Bond võtab nüüd selle Heinekeni kätte, et olge valmis, see on makstud sisu. Jaa, minu meelest see on nii huvitav, sest just nende, mis näite ma ka enne tõin, oli näiteks siuke sari nagu Teen Wolf, mille esimesed hooajad on tehtud nagu mingi nii ammu tagasi, see ongi nagu mingi ülivana tiinekate sari Don't Judge Me, aga see on ülilemmik, ma olen 2 korda kõik läbi vaadanud, aga nagu ongi see, et see viimane hooaeg on tehtud hiljem sinna peale, see nagu annab tunda kvaliteedi ja selle koha pealt ka, mida nad seal kasutavad. Ja siis nagu muidu ma pole nagu midagi tähele pannud, vaatasin teist korda seda läbi ja siis vaatasin 6. hooaega esimest korda uuesti. Järsku on Toyota autod igal pool logodele nagu siuksed kaadrid, kus on logo lähedalt näha, siis ma olengi mingi, oh my god, et see on nii ilmselge reaalselt. Samamoodi mingite filmidega käisin, minu meelest see oli see kaksismees või Gemini Man inglise keeles, käisin seda filmi vaatamas ja minu meelest seal oli see, kus pani lihtsalt täiesti film läheb oma naturaalse flow'ga, siis paneb kuti AirPodid pähe ja siis ma olengi mingi... See ongi täiesti tavaline selles maailmas. Nagu, ma ei tea, kas see on sellepärast, et seda on hakatud nüüd rohkem tegema või on see, et ma panen rohkem seda tähele, aga nagu kuidagi nüüd see hakkab mulle nii haigelt eraldi silma, aga rääkides näiteks telesaatest, siis õhtusaate pool, noh, seal ongi mingid näited minu meelest, kus see on ilmselge ala, näiteks sotsiaalmeediast on see minu meelest hästi nagu neil on mingi Instagrami story, mingi kandsime neid riideid, mingi aitäh vaata stiilis, aga see, kui tulebki mingisugune üritus, siis mina näiteks ei oskaks alati lõpuni eristada, mis hetkel nad on lihtsalt huvitatud mingist asjast või mis hetkel on see inimene makstud. Et see on tegelikult sisuturundus, et nagu ajalehes on alati ära märgitud, sisuturundusartiklid peavad olema oma eraldi rubriigi all, need ei tohi olla segamini teiste uudistega, sest see on põhimõtteliselt makstud sisu siis nagu, aga seal ju ei ole nagu midagi. Ja see on nii huvitav, et tegelikult sa ütlesid ka, et seadusega vist on reguleeritud lihtsalt väga üldiselt, et mingi meediakanalides on reklaamiseadus ütleb seda, et reklaam peab alati eristuma ülejäänud sisust. Aga see on nii üldine, see nagu seda lihtsalt ei reguleerita nagu, või noh, seda ei kontrollita vaata nagu nii tihti. Aga noh, kui kontrollitakse, siis seal tehakse ikkagi nagu väga, noh, ma mäletan, Kreitlil oli siis, kui mina tegin oma lõputööd, siis ma mäletan, Postimehel oli hästi suur peaartikkel, et umbes teil oli hästi palju neid YouTube'ide ja YouTube'ide videosid, mis said koostööd, äkki seal oli mingi Circle K-ga midagi ja et umbes kuskil on ära märgitud ja siis oli umbes reklaamiseadusega nagu seal, et umbes nüüd on vaata vaja sõna nagu võtta. Et... Jaa, aga minu meelest see osa ongi, mis on veidike siuke nagu vastastikune asi, et meie ju nagu sisuloojate poole justkui pöördutakse nagu kogu aeg, vaata eriti see oli mingi hetk kuum teema. Praegu ma pole nii palju seda näinud, aga vahepeal oligi nagu selle sama näite, mis sa tõid kogu aeg mingi, et kas see oli sul sponsord või kas see oli sul makstud, kas see oli makstud, on ju, aga samal ajal on nagu täpselt telesaated ja mingid filmid ja sarjad ja siis... huvitav oleks tegelikult teada, nagu jätke kindlalt kommentaaridesse, vaata, et meie oleme siin need sisuloojad selles maailmas sees, on ju, ja me paneme seda tähele, aga kas nagu keegi teist on tähele pannud seda, et kuskil filmis või telesarjas on nagu tootepaigutus makstud, et olete üldse tähele pannud seda või mitte? Ja see oleks huvitav teada. Ma mõtlen just, et filmis, kuidas sa tegelikult üldse nagu eristaksid seda, et see reklaam, sa ei saa ju keset filmi panna nagu nüüd tuleb reklaam, see rikuks filmi ära, nagu seal ma isegi ei näe mingit võimalust, kuidas ma eeldan, et lihtsalt ongi lõpu võib-olla tiitritesse panna mingi koostööpartnerid, mida ma eeldan, et tehakse ka, aga nagu keset filmi, see lihtsalt, see oleks nii halb. Ei, ma nõustun ja selle koha pealt, et kuidas teda siis nagu filmi puhul näiteks reguleerida, aga samal ajal on see, et noh, ma isiklikult arvan, et päris paljudele, kes ei tegele ise aktiivselt sisuloomega, on see ka väga ilmselge, sest nagu... Mina arvan, et ei ole muideks. Aga mingid näited, eriti viimasel ajal, nagu võib olla see sama Toyota näide sellest Teen Wolfist, nagu seal võib-olla kõigil ei oleks ilmselge, aga nagu see AirPodide kaader, see nägi välja nagu mingi Apple'i selle uue launchi mingisugune kaader konkreetselt lihtsalt nagu, ma rääsin, et selle hetke ta rikkus mul täiega ära, ma olingi mingi, noh, okei siis. Kas liigume järgmise teema juurde? Võiksime siis rääkida likeide kadumisest, sest ma tean, et minul ja siis sul Maria ka, eks ju, ei ole need veel ära kadunud, aga väga paljudel mu tuttavatel on, mind väga häirib, et mul ei ole, sest et ma täiega eelistaksin seda, kuna nagu nii palju, kui ma tahan ja endale sisendan, et need numbrid pole olulised, ma ei jälgi. Alateadlikult sa ikka vaatad, okei, milline pilt tegi paremini, võib-olla millist sisu ma peaks rohkem tegema või milline video sai rohkem vaatamisi, mis
iganes ja see tundub nii stressivaba, kui mul ei ole neid like, et ma ei hakka võrdlema teistega. Ja rääkides üldse sellest likeidest, obsessed olemisest ja neid liiga palju jälgides, siis üks YouTuber, keegi teab Niki Dimar, tal on kaks ikka ja Niki ja Käbi, neil on koos see kanal, on ju. Tema ükskord ütles, nagu see lause on mul alati kõlab lihtsalt peas, kui sellest juttu tuleb, et nagu sotsiaalmeedia, nagu kui sa teed seda tööna, siis sinu töö ainsaks mõõdikuks ongi need numbrid, mis on. Nii et see on minu meelest loomulik, et sa võrdled ennast mingil moel teistega, aga samas nagu sa ütlesid, et see läheb hästi ruttu siukseks nagu ohtlikuks, et sa hakkadki jälgima. Ja sa mõtled, ma ju pingutan, ma näen nii palju vaeva, miks ei lähe paremaks, tal on nagu nii head numbrid, nagu mida ma valesti teen. Selles mõttes küll. Aga minul on täiesti teine vaatenud sellest ja mul on hea meel kuulda teist poolt ka vaata, et põhimõtteliselt ma räägin kohe sellest, et miks Instagram võis selle selle liigutuse teha, et ära kaotada, aga ja kõik, mis igasugused conspiracy theories siis seal taga on. Aga mina isiklikult ei arva, et see on hea liigutus Instagrami poolt, just sellepärast, et hetkel võidavad sisuloojatest need, kellel on väga palju fake follower'e ja need, kellel on võib-olla väga suur follower'id arv, kas siis fake või mitte, aga neil on väga väike siis see engagement ehk kaasatus. Et hetkel koostööde mõttes saab näiteks Eestis mõni selline sisulooja, kellel on näiteks minust võib-olla 20 000 rohkem jälgijaid, aga tema jälgijad ei ole kaasatud, tema pildid saavad võib-olla 1000 laiki, mul oli viimane pild just mingi 6000 laiki, et see on nagu tegelikult minule väga suur kaotus, et brändid enam ei näe, kui kaasatud minu jälgijad on ja nad eelistavadki siis neid, kellel on suur jälgijate arv. Ja mina isiklikult, kui ma saaks valida, siis mulle tunduks loogilisem üldse, et me kaotame ära siis selle, et kui palju follower'e kellelgi on ja me vaatamegi ainult seda, et kui väga nagu inimesed on kaasatud selle, ehk siis jätavad like või kommenteerivad, et kui väga nad on kaasatud selle sisuloega, mitte et kui suur jälgijate arv tal on. Aga... Et kui nagu üldse rääkida sellest mental health'ist. Aga kui need like'id ära kaovad, see on see, et teised avalikult ei näe, aga mõtlen, kui mul on see nii-öelda business account, kas mina statistikas, siis ma näen. Ma mõtlen, et siis on see, et brändid saavad tegelikult küsida ikkagi seda kaasatust. Kas nad hakkavad küsima igalt sisuloojalt? Võib-olla mitte igalt, aga väga paljud brändid, kes mu kohendust võtavad, nad tahavad statistikat ja nad tahavad hiljem, aga ma mõtlen... Enne, nad tahavad enne, kui mis protsent nahisi mehi mind jälgib, kus nad asuvad ja ma mõtlen, et mul küsitakse päris mingi pooled koostööd küsivad ja ma arvan, et kui like'id ära kaovad, siis nad võivad hakata ka kaasatust ja need on just sellised suuremad brändid, kes on väga kursis kogu selle maailmaga. Ja aga ma mõtlengi, et võib-olla need brändid, kes tõesti on rohkem kursis, on oma kodutööd teinud, see on nagu minu meelest ülipositiivne, nendega on alati hästi tore koostööd teha ka, sest nad ongi nagu kursis, nad nagu teavad, mis see reaalne väärtus on, aga just eriti need, kes võib-olla alles alustavad sotsiaalmeedias turundamist. Ja neid on nagu enamus. Enamustel on ju aeg, on ju, sul ei ole aega, et oodata iga sisulooja vastust, et kuna ta saadab sulle statistikat, sa lihtsalt vaatad need umbes jälgijate arvud ja võtad ruttu ühendust. Ja eriti kui jäävad need numbrid, mida on võimalik sul ise nagu osta ja muuta, siis see on ja nagu see on kohutav minu meelest, et nagu hetkel ma ei nimeta siin ühtegi konkreetset nime ja ma tõesti ei peagi nagu kedagi kindlalt silmas, aga mulle on nagu mulje jäänud, et sisuloojatest on väga õnnelikud selle muudatuse olnud just need, kellel võib-olla see kaasatus ei ole väga hea ja kellel on jälgijate arv suur, et neile on ju see super positiivne, sest enam ei saa keegi neid nagu välja hüüata või call out'ida, et kuule, mis toimub. Aga siia võib, seda ma korra rääkisime eelmises episoodis ka või selles episoodis, kus me endast sotsiaalmeediateemadest rääkisime, aga kaasatuse protsenti arvutatakse siis nagu likeide kommentaaride arvu võrreldes siis su jälgijate arvuga. Aga seal jällegi mängib rolli see, mida ma tahtsin sinu arvamust selle koha pealt küsida, et nagu kui keegi näiteks oletame Eestist, Victoria otsustab näiteks osta follower'e, siis nagu see on ju tõsi, et kui see nagu tehakse neid fake account'e, eks ole, neid fake kontosid, siis selleks, et Instagram neid ei kustutaks, nad peavad followma ka nagu teisi sama valdkonna sisuloojaid, et oma legitiimsust tõsta. Ehk nagu ma rääkisin selle episoodis ka, et mulle on tulnud, on mingid perioodid, kus tuleb tuhandete viisi nagu võlts jälgijaid ja mina ei ole neid ostnud, aga see langetab minu engagement rate'i või kaasatuse protsenti. Nii et nagu siis on lõpuks see, et ma ei saa otseselt midagi teha ja ega ma brändile ei saa tõestada ka, et kulge, tegelikult see protsent on mul madal, sellepärast, et keegi teine ostis follower'e, vaata. No ma nagu, kuna ma ei ole kunagi ise ostnud, siis ma täpselt ei tea, vaata, ma kuulasin ka seda episoodi, kus te rääkisite sellest, et ma olen ise tähele pannud seda, kus siis mulle tulevad ka nagu need mingid bot
kontod ja siis ilmselgelt ma arvan, need follow'vad siis nagu neid, mis on Instagram ise nagu seal pakub vaata ette, vahest on, kui sa follow'd kedagi, seal tuleb nagu, et kas sa tahad neid ka follow'da. Aga ma usun, et seal on võib-olla äkki see botide kvaliteedi vahe, ma arvan, et nagu osad botid on siis mingid siuksed kahtlased, võib-olla äkki mingid Araabia kontod või tühjad kontod ja äkki siis mõned botid on nagu kvaliteetsemad või ma ei oska öelda, et osad on siis need, kes nagu follow'vad teisi ka. Aga sellest kogu Instagrami nagu lükkest on tegelikult hakatud väga nagu kriitiliselt rääkima selles osas, et kui Instagram ise ütleb, et see on inimeste siis selle mental health'i ehk vaimse tervise jaoks, et see kogu lükke on tehtud vaimse tervise jaoks, et me hoolime inimestest ja me tahame, et umbes neil oleks vaimne tervis nii mõjutatud likeidest, siis tegelikkuses kas sa tõesti arvad, et Facebooki huvitab sinu vaimne tervis, et arvatakse, et siis Instagrami, ma olen kuulnud 2 erinevat siis teooriat, mis võib olla selle lükke taga, et üks teooria arvatakse, et on see, et Instagram hakkab brändidele müüma influencerite statistikat, mis tundub minule kõige reaalsem, et nüüd sa saad, nii nagu tegelikult juba hetkel on mingid teatud programmid, kus sa saad maksta ja siis sa näed nagu inimeste mingit statistikat, vaata. Siis arvatakse, et nüüd Instagram hakkab ise seda pakkuma brändidele ja see ehk siis nagu, et umbes bränd maksabki ja saab siis Eesti näiteks mingi top 20 influenceri need engagement rate'id, kõik need, mis naine, mees, ja Instagram teenib siis selle pealt raha. Aga küsimus, kas siis nagu bränd peaks selle nagu Instagrami vaatenurgast, kas bränd peaks selle pärast pigem pöörduma nende poole, et nad saavad korraga kõikide osad korraga kätte, mitte nad ei pea iga ühe poole eraldi pöörduma vastust ootama, nagu see on ainus pluss, mida ma näen, sest selle koha pealt võivad sama hästi ju selle sisulooja enda käest ka küsida neid. Ja, aga vaata, siis on ka see, et tegelikult sa saad feikida ju kõike, sa saad kuvatõmmiseid ka feikida, ma usun, et sellised sisuloojaid on nagu olemas ka. Lihtsalt see on nagu see üks pool, mis võib olla. See tundub mulle realistlik, sest nagu see teeb brändi tööd tegelikult veits lihtsamaks, et sa ei pea igalt ühelt nagu hakkama küsima. Ja siis tegelikult teine asi, mis seal välja toodi, oli see, et umbes Instagram ei taha, et brändid teeksid otse sisuloojatega koostööd, sest sellisel juhul Instagram ei saa sellest mitte mingit raha sellest tehingust ja tahetakse lihtsalt, et brändid teeksid rohkem Instagram sponsored post'e ehk siis brändi oma selle alt ilmuks sinu ajajoonele postitusi ja et kui nüüd me like enam ei näe, siis me ei näe, et umbes praegu on see, et tavaliselt need rohkem like saavad postitused ilmuvad eespool kui teised ja et kui me nüüd neid ei näe, et siis Instagrami esiteks brändid tahavad siis rohkem ise teha sponsoreeritud postitusi, et nad ei tee sisuloojaga ja pluss siis Instagram saab neid rohkem nagu üles tuua, neid makstud sisupostitusi, sest see on nagu see, kui see algoritm muutus ja enam ei olnud ajalises järjekorras, et siis nüüd see annab veel rohkem võimaluse Instagramil, et seda reklaamitud sisu push ida. Aga ma ütlen siis, need on nagu, need on conspiracy theory'd, et see ei ole nüüd, et ma räägin Miski pole fakt. Jah, et see on nagu lihtsalt arvatakse, mis selle Instagrami lükke taga võib olla, sest kes ei tea, siis Instagram kuulub Facebookile ja Facebook juba hetkel rakendab seda, et ju Facebookis põhimõtteliselt brändi, nagu sa tahad nagu välja tulla, siis sa pead nagu väga palju ikkagi nagu boost ima oma postitusi ja nii edasi. Nii huvitav. Ma arvan, et siin on hea sisse tuua need fake koostööd, mida Loora enne episoodi algust me arutasime siin ja ma ei olnud sellest väga midagi kuulnud. Seega ootan huviga sinu arvamusi või mis sa sellest tead? Põhimõtteliselt ma olen selle sama teema kohta teinud paar kuud tagasi video, aga ma saan aru, et nagu kõik ei vaata mu videosid. Kes pole näinud, minge kõik vaatama. Me paneme need lingid sinna episoodi kirjeldusse, Loora lingid. Super. Igatahes ma sattusin väga huvitava artikli otsa, mis oli siis selline nagu uuriv ajakirjandus ja see rääkis sellest, kuidas on tekkinud nii-öelda nagu uus trend lausa, et sisuloojad siis tavaliselt pigem väiksemad sisuloojad võltsivad koostöid ja see oli minu jaoks täiesti silmi avav
teema, sellepärast, et kui mina olin näiteks Instagram poodidest varem kuulnud, siis selle peale ma ei suutnud isegi kunagi tulla. Ja ma hakkasin ise edasi mõtlema. Põhimõtteliselt siis teema on see, et sisuloojad siis selleks, et tunduda legitiimsemad, siis feigivad koostöid. Näiteks umbes postitavad pildi Ray-Bani prillidega ja siis panevad sinna aitäh Ray-Ban kingituse eest. Ja kuna Ray-Ban on nii suur bränd ka, siis see on lihtsalt näide, vaata. Ja kuna Ray-Ban on nii suur bränd, siis nad ei hakka ju iga sisuloojad kontrollima umbes, kas nagu meil oli temaga koostöö. No see kaob lihtsalt sinna kogu asja sisse ära. Ma mõtlen isegi, kui nad kontrolliks, mida nad teha saavad. Kirjutavad, et võtta see postitus maha, aga kui ta ei võta, nagu tegelikult. Ma just tahtsin küsida, et seda pole kuidagi reguleeritud, et see ei tohi näiteks seal oli üks bränd, kes oli minu meelest, et seal oli kirjas, et see on tuntud veebränd või midagi sükest. Ma ise mõtlesin, et see on mingi Voss äkki või midagi sellist. Minu meelest seal ei olnud ära mainitud. Aga igatahes seal oli nagu tuntud bränd võtnud sõna ja öelnud, et meil on reaalselt olnud seda probleemi, et sisuloojad on jätnud mulje, et me teeme nendega koostööd, aga tegelikult me ei tee. Ja see on tegelikult brändile ka halb, sest bränd ei taha ennast iga inimesega siduda. Eriti, kui see võib-olla inimesena nad ei valiks teda enda kampaaniasse. Aga nagu mul on seal, mis sa ütlesid, et sa pole seda kunagi kaalunudki, aga minu jaoks see tundub kahel põhjusel. Ma nüüd ütle, et seda peaks tegema, aga ma nagu näen neid põhjuseid natuke. Minu meelest seda väga valed põhjused, aga näiteks üks asi ongi see, et kui sa näiteks alustad alles, siis brändid, ma muidugi ei tea, kas brändid vaatavad selle järgi sisuloojad, et palju ta varem teinud. Kindlalt vaatavad. Nii et nagu see on nagu üks argument, et näe, ma tegin Ray-Baniga koostööd, on ju. Plus ma mõistan, või mitte ma ei mõista, aga ma nagu tean, et võib-olla neile, kes ei ole seda, on alustanud seda sotsiaalmeediat juba siis, kui need brändi koostööd ja need olid nii in, siis ongi see, et just kui nagu mingisuguse, nagu sa ütlesid, legitiimsuse tõstmiseks, ma olen nüüd päris sisu ja ma teen päris koostöid. Aga samas mul on tunne, et me kõik oleme tegelikult alustanud suhteliselt sellel ajal, kui sa alustasid ikka sellepärast, et oma sisu teha. Muidugi, minu jaoks ja mul on tunne, et kõikide, kes on vähegi Eestis nagu suuremad, kõikide jaoks see on põhiväärtus, et sa tahad, et sa oleks tuntud enda sisu pärast, seda, et enamus oleks su enda originaal, siis on mitte nagu mingid brändid. Aga see ongi minu meelest hakanud muutuma, et selles suhtes, kui nagu need, kes hetkel alustavad, see on hoopis teine maailm juba, sa hüppad nagu pea ees sisse, sa võid palju kiiremini kasvada ja seal ongi nagu see, et mina olen nagu Eestis ainult kuulnud kuulujutte selle kohta, aga et on olnud sisuloojaid, kes on jätnud mulje, et neil oli mingi tõsisem koostöö nagu suure brändiga ja siis nad saavad edaspidi pöörduda teiste koostööpartnerite poole, et näe, see bränd on minuga koostööd teinud, ja sa saad selle võrra suuremaid koostööd, et kui näiteks sa oledki selle mingi teatud tuntud või rahvusvahelise brändiga koostööd teinud ja üks asi, millele mina hakkasin nagu kohe mõtlema, et tegelikult ülilihtne on nagu jätta mulje, et näiteks kui sa käid reisil või minule jäi mulje, et üks hetk käisid kõik eestlased nagu spaas ja siis nagu sa ei tea, kas see spa asi on nagu koostöö või siis näiteks mõni pisem sisulooja. Ma tõesti nagu, see ei ole mitte kellegi kohta, aga et äkki nagu reaalselt ta käiski nagu spaas ja ta umbes tagib selle spa ära, ta ei ütle, et umbes mingi aitäh või midagi, lihtsalt, et tagib seda spaad igas postituses, siis sa nagu automaatselt mõtled, et tegemist on koostööga, aga mõtle, kui tegelikult ei olegi. Ja see inimene on ise nagu tegelikult oma spa käigu kinni maksnud. Nii haige, sest nagu kui hakkate tegelikult mõtlema, siis kui meie pitchime ennast justkui brändile, oletame, on keegi suur bränd, kellega sa hullult tahad koostööd teha, siis sa hakkad nagu läbi rääkima nendega, siis sa ikka ju tood näiteid, vaata, olen teinud temaga, olen teinud nendega, on ju. Aga samal ajal nagu mõtle, kui sa oledki alustad praegu, teed paar fake koostööd, tagid mõned joogid, tagid prillid ja tead, käid mõnes spaas. Aga seda saabki tegelikult väga nagu süütult teha, sest sa võid ka lihtsalt niimoodi, et sa umbes ei ütle otse välja, vaid sa tagidki ja nagu teedki umbes selle klassikalise toote pildi, vaata, siis kes see paneb sulle umbes nagu käe või noh, kes see ütleb sulle nüüd, et kas see nagu keegi ei mõtlegi selle pealt, sa võid fake ida seda nagu, et kui mina näeks, et keegi hoiab, et sina hoiad näiteks Coca-Cola pudelit ja tagid Coca ära, siis mina mõtleks kohe, et Coca maksis sulle sellest, aga mõtle, kui sa tegid seda ise nagu. Ja aga minu meelest see taandub lõpuks selleni, et praegusel ajal just seda sponsorsisu on nii palju, et tegelikult nagu tarbija teadlikkus tõuseb naturaalselt nii palju, sest su silm hakkab, see on ka üks artikkel, mille mu isa mulle saatis, et tänapäeval sa ei erista õiget ja vale enam selle põhjal, mis on õige, mis on vale, vaid sa eristad mingite täiesti muude tegurite põhjal, mis sinu jaoks tundub usaldusväärne, mis ei tundu. Kõik on nii nagu tunde pealt, eks. Nii et kui te hakkate mõtlema, siis nagu nii palju tehakse neid koostöid, aga kui sa vaatad neid, kes tegelikult nii Eestis kui ka nagu kusagil USAs on kaugele jõudnud, siis nad on ikkagi oma sisu pärast jõudnud ja ma ei tea, kas nagu lõpuks see ikkagi taandub selleni, et mida rohkem sul
sul jälgijaid on, seda rohkem on bränd nõus sulle reaalselt maksma, ehk siis nagu võib-olla lühiajaliselt jah, sa saad need paar brändi koostööd, aga samas see ikkagi ei ole jätkusuutlik, sest seal nagu... tegelikult oli artiklis nagu välja toodud ka mingi suur sisulooja või nagu, et jälle see, et bränd rääkis... Eestis või USAs? Ei, USAs või no välismaal, et kus siis nagu mingi keegi oli mingi suur kasutaja, oli siis fake'ind nagu brand tripi, et ta tegelikult nagu läks oma nagu rahade eest reisile ja siis ta umbes pani, et ta oli vist kuskil kohvikus käinud ja midagi ja siis oli nagu, et umbes suur aitäh, et kutsusite mind siia, ma ei tea, mingi Prantsusmaa kohvikusse või mis iganes, vaata. Ja tegelikkuses nagu see ei olnud üldse ja minul on tegelikult tunnet, et kindlasti nagu sisulooja tegelikult võib sealt mingit kasu lõigata ju, sest nagu inimesed näevad, et ta on nii mingi äge, teda kutsutakse mingi välismaa trippi, et ma tahan teda nagu jälgida selle sisu pärast. Et see on nagu, seal oli välja toodud ka nagu, seal oli intervjueeritud näiteks mingeid USA gümnaasiumiõpilasi või selliseid põhikooliõpilasi ja nemad rääkisid näiteks seda, kuidas umbes neil näiteks mingi meme-leht blow up'is, siis klassikaaslased hakkasid nendega umbes rohkem sõbrad olema, sellepärast, et neil on see internet kuulsus nagu. Aga ma tahtsin küsida, mida te arvate sellest, kas nendel koostöödel peaks olema see #ad juures või, sest nagu ma eelistaksin, kui on teiste puhul, sest siis ma nagu saan kohe aru, me pea ise hakkama mõtlema, kas see oli sponsor, kas see ei olnud mingi, mis toimub, aga samas ma tunnen, et kui ma ise seda juurde panen, siis eriti just sellistel suurtel nagu rahvusvahelistel brändidel on tavaliselt juba seal guideline'is, kui ma koostööd teen, kohe öeldud, et kõige esimesel story'l peab see juures olema ja feed'i postitusel ka, aga mul on tunne, et kui see kõige esimesel story sellel on, siis mõned inimesed vaatavad, reklaam, klikvad kohe ära, nad isegi ei vaata edasi, ehk ma kaotan selle jälgitavuse, seega ta on nagu nii kahe otsaga asi, nagu ma tahaks teada teie mõttes selle koha peal. Ma täiega mõistan sinu seda vaatenurka sellest ja ma kujutan ette, et mul on nagu sama probleem, kuigi mul ei ole nii palju olnud, et see peab olema esimesel story'l või pigem see mul südametunnistus, et ma ise tahan panna, et inimesed nagu eristaksid. Samas ma teen suhteliselt vähe nagu Instagrami koostöid, kui ma teen YouTube'i, sest seal on lihtsam, et sa ütled välja, et nad sponsoreerivad tänast videot näiteks. Aga siis ma hakkan mõtlema, et need sisuloojad, keda ma kõige suurem fänn olen üldse, ongi USA-st mingi Shane Dawson, mingi, ma ei oska isegi, ma ei hakka nagu eraldi näited tooma, aga nagu nende puhul nad nagu teevad Tana Mosa näiteks, kui ta teeb koostööd, siis ta vahel ongi mingi reklaamipaus, Emma Chamberlain editib reklaamipaus asja sinna sisse, aga kuna minu jaoks nad on nii usaldusväärsed, nad on minule tõestanud, et nad ei tee mingite suvabrändiga koostööd, siis ma kas või vaatan selle reklaamipausi ära, isegi kui see on nagu reaalselt see on näha, et need on paika pandud laused või mingid nagu ala talking pointid. Mulle täiega USA-s meeldib see, et YouTube'i maastikul on tekkinud see, et sa ei pea tegema nagu, et see on osa su videost. Et sa teedki lihtsalt, et tänane video on sponseeritud mingi hambaharja poolt on ju või mis iganes Hello Freshi poolt, räägid ära ja siis Honey, Hello Fresh, mingi siis shave imise oma vaata. Et nagu sa teed selle väikse pausi ära, inimesed ei arva kohe, et sa nüüd oled nagu mul mingi saadik, neil lihtsalt nagu nad saavad aru, et sa oled nagu nõus neilt raha vastu võtma, nemad toetavad su sisu, et mulle tegelikult nagu meeldib see, aga vastata nagu Victoria küsimusele, siis mulle tundub hästi ilmselge nagu nende tasu, nagu reaalselt, kus ma olen nagu raha saanud, et nende puhul panna #ad on ju. Aga minu meelest see piir nagu läheb veits uduseks seal, kus ma näiteks umbes saan mingi Nike'ilt tooteid on ju ja ma ise nagu reaalselt tahan ka neid nagu promoda, aga ma olen saanud need tasuta on ju. See on nii udune piir. Nagu, seal on nagu see piir suhteliselt udune. Ja ma ei tea, kas te teadsite, aga tegelikult seaduse järgi sa pead kingituste arvelt maksma makse nagu Oota, mis öelge mulle kui sulle näiteks bränd kingib, ma ei tea, iPhone'i, siis tegelikult sa peaksid selle iPhone'i pealt makse maksma. Ja välismaal seda päriselt tehakse nagu, aga nagu mina ei kujutaks seda ette nagu, et ma pean brändi kingituste pealt nagu makse maksma. Nagu näiteks Maljukale on nagu osad inimesed viskanud, et aga sa maksega maksad nende asjade pealt nagu, et mis sa tasuta oled saanud. Mul tuleb, ma olen liiga noor, ma mingi pole mõelnudki kunagi selle asja peale, et see siukest asjade see on suht ebareaalne. Mul on tunne, et üldse kogu selles maailmas on nii palju asju, mis on alles nagu hall ala. Ja samamoodi nagu sa tõid näite siis USAs on see maailm veits rohkem edasi arenenud ja minu meelest on täiega näha,
näha, kuidas Eestis alguses brändide aktiivsus tõusis, eks. Siis oli alguses see too, näed, et on sponsor, siis hakati täiega hindama seda, et okei, et see peab olema justkui osa su elust ja osa nagu sinust, et seda taheti nagu nii orgaaniliseks ajada, olidki, et mingi, et just teen praegu siin hommikul arkasin ja näete, tegin smuutit selle asjaga, vaata, et nagu siis üritati nii väga seda orgaaniliseks teha, aga siis nüüd ta on hakanud jälle tagasi, USAs just eriti, tagasi nagu pöörduma sinna poole, et see ongi nagu ala telesaadetel on ka ju, hakkab kättemaksukontor pihta, on saadet toetab ja siis tulevad nagu reklaamid ja siis nagu ma näen täiega seda plussi seal, et esiteks reeglina need on siis korra ühed klipid nagu väikesed on ju, vaata, kui ongi nagu nii-öelda need vlogi sisse pandud koostööd vahel, võivad need jumala pikaks venida need jutud, sa ei oska skippida ka seda enam on ju, aga ongi Shane Dawson tegi oma selle suure sarja, oli mingi honey sponsorship seal, see oli korra seal alguses, ta rääkis ära ja ma saingi kohe aru, ma eristasin, et see oli reklaam, ma sain aru, et nagu tal ilmselgelt on ju vaja toetajaid, sest mõtle palju tal maksma kogu see asi läks on ju nii edasi ja see oli täiesti fine ja nüüd ta kuidagi liigub sinna poole tagasi, mis mulle isegi meeldib. Aitäh, põhjaliku vastuse. Aga tegelikult kiirelt tahaks veel viimase punkti ära katta, sest meil siin Marial on ajapiirang, peab ära jooksma. Seega see viimane punkt meil on. See, mis Loora oli enda Instagrami stories ka maininud, mida ta on tähele pannud, paljud sisuloojad on postitanud neid oma päeva tegemisi või to-do-liste, mis neil siis vaja teha, need väga tihe töögraafik on neil, aga see jätab natuke naljaka mulje või selline nii-öelda üritavad seda ilmet jätta, et neil on mingi perfektne maailm ja kõik on mingi jube hästi ja täiega töö, aga tegelikult samas jätab ka mulje, et neil on räigelt chillina, tegelikult ei tee mitte midagi. Võib-olla Loora tahab ise paremini selgitada. Mul oleks tegelikult just huvitav nagu kuulda näiteks mingi sinult seda, et nagu kas sinu päevane to-do list on selline, kus sa lihtsalt mingi mõtlen tuleviku üle, mingi planeerin lennupileteid ja tegelikult need on siukest, et on sul niimoodi või mitte, sest nagu minul on see reaalsus hoopis teine seal taga, mis ei, mul on nii kahju, et ma ei võtnud kaasa enda to-do listi, sest et mul on 3 märkmikku. Üks on mu kuugraafik, järgmine on nädalagraafik ja 3 on päevagraafik, sest et nagu neid asju on nii palju, et need ei mahu ära reminderi äpp. Ja no siis muidugi mul on kalendris veel tavaüritused nagu selles see suur kuugraafik, seal on mul nagu koostöö tähtajad, et ma näeksin, kui hajutatud asjad on, et need ei korduks, siis nagu tavakalendris, telefonikalendris on mul üritused asjad, nädalagraafikus on kõige nädala oluliselt, mis on selle päeva põhiasi, mis peab tehtud saama, kui on mingi tähtajaline asi ja nädalagraafikus on kõik asjad, mis päriselt selle päeva jooksul on vaja ära teha. Ja ma ütlen kohe, et mul on plaanitud teha see video, kus ma siis näitan enda nädalagraafikut. Seda oleks hästi tore näha tegelikult. Ja seal te saate nagu palju põhjalikuma selgema ülevaates, aga ma ei taha liiga palju nagu spoilida, aga no okei, ma võin proovida tuua näite enda tavalisest päevast, aga see on juba keeruline, sest iga päev on nii erinev, rutiin täiesti puudub, aga enamasti särkad üles esimese asjana sa vaatad meile, eriti kui sul on parasjagu koostööd pooleli, sest tihtipeale sa ootad kas mingeid lepinguid, guideline või sul on ülevaatuseks saata asjad, seega nagu meilid mega oluline, eriti kui sul on veel koostööpakkumised, siis ma ei taha, et bränd peaks mingi nädala aega mu vastust ootama, et ta saaks võimalikult kiirelt suhelda, seega meilid on siuke esimene asi ja siis kas sul ongi mingisugune photoshoot Instagrami jaoks, on viimasel hästi palju olnud, nagu ongi koostööd jaoks vaja teha, toota seda sisu, siis mingi hetk sa vlogid selle päeva jooksul, siis mingi hetk, ma hetkel ei monteeri, aga kuna mul on vlogi kanal jaoks monteerija, siis ma saan temalt vlogi, millal ma pean üle vaatama, saatma tagasisidet ja näiteks viimane vlog, mis mul üles läks minu reisist pärast esimest ülevaatust, ma saatsin talle 50 nõuti, ma tegin seda umbes 3 tundi, lihtsalt iga sekund nagu zoomid asjad kõik mingi, ma tahan seda ära muuta, see heliefekt ära muuta, bla, siis tuleb teine ülevaatus, mõnikord on isegi 3 ülevaatust ja nagu see võtab ka oma ette nagu aega, et sa keskendud, sa mõnda asja vaatan 5 korda uuesti, sest ma ei saa aru, nagu, mis mulle seal konkreetselt ei meeldi, ma olen nagu midagi vaja muuta, aga ma ei saa aru, mis see on, siis sa nagu vaatad, siis sa oled nagu, kui sul keegi sõber või tuttav on lähedal, siis sa lähed talle nagu, mida siin muutma peaks, siis no mingi hetk mul on trenn, vahepeal on vaja süüa ka teha, aga lihtsalt ma ei tahaks, et nagu jääks mulje umbes, et me nagu räägime taga kellestki või et umbes nagu see ei ole nagu umbes, või et umbes nii ei ole okei umbes, et sa elad nagu niimoodi või nagu, et see kõik on nagu täiesti fine, nagu et kui su elu ongi see, et sa saad nagu päev läbi
nagu mingi joogat teha ja lihtsalt mingi hingata ja surfata, siis see nagu totally fine, see nagu väga okei. Ma just räägin, et kui sa saad niimoodi ära elatud ja sul on nagu niimoodi võimalik, jumala eest, ma tahaks ka nii, aga ma tunnen näiteks eriti Viki puhul, nagu ma veedan suga nii palju aega, ma näen kõrvalt nii väga, kui palju sa tegelikult oma töösse panustad ja kui palju aega ja vaeva sinna tegelikult läheb, aga siis nagu ma hakkan mõtlema, et tegelikult tavalisele jälgijale see ei pruugi üldse nii selge olla, sest sa ikkagi ju näitad nagu, ma käisin reisib ja ma teen seda. Tegelikult seda reaalsust, seda palju sinna tööd läheb, on nagu keeruline näidata ka, sest meie jaoks on siin normaalne. Ja näiteks mina ka ju ei näita seda, ma käin päeval tööl ja nii palju ei teagi seda. Et võib-olla teile nagu, kui teie võib-olla Insta storydes nii palju neid to-do-liste näid, siis minu meelest hea näide, kes mulle nagu üks jälgija kirjutas, on see, et nagu need morning routine videod, kus inimene on siis, et ma ärkan ülesse, siis ma 30 minutit pesen oma nägu, siis ma teen 30 minutit sotsiaalmeedia detoxi ja ma lihtsalt panen joogamuusika peale ja vaatan aknast välja ja hingan. Ja siis ma joon klaaside ja sidrunivett, 2 tundi on möödunud minu ärkamisest, siis ma lähen, nagu teate veitsin videost, vaata, kõik kunagi ülipopid mingi äkki aasta tagasi või millalgi, nagu kõik tegid neid. Ja et see nagu jätab veits nagu, või noh, see jätab nagu inimestele mulje, et ma ei ela niimoodi, et minu nagu elu ei ole siis nagu... Ja aga samas mul on tunne, et mitte vahele segada, sorry, aga nagu, et minu meelest just nende morning routine videotega või sükeste nagu ideaalsete videotega, minu meelest oligi mingi 2-3 aastat tagasi vaatasid kõik neid selle pilguga ka, et nagu okei, vau, peaks ka nii elama. Aga nüüd mul on tunne, et need kõige suuremad, nagu need kõige edukamad sisuloojad, eriti vaata USAs, on hakanud näitama nagu, või tähendab pigem niipidi, et on saanud edukateks need, kes näitavad võimalikult realistlikult kõik, eriti näha, ülihea näide minu meelest on Alicia Marie, kui keegi teab teda. Tema on nagu olnud tuntud see mingi perfect beauty guru, mingi hello, mingi mul on 12 morning routine oma kanalil stiilis. Ja viimasel ajal, nagu ma tean, et Victoria sa jälgid ka, viimasel ajal ta on tegelikult nagu, noh, tegelikkusest on alati olnud üli mingisugune ärilise mõtlemisega ja tegelikult nagu nüüd on hakanud näitama seda, mis sinna läheb ja seda mingi 10 korda huvitavam vaadata ja mul ongi just tunne, et kas on jõudnud kõrgemale need, kes näitavad asju realistlikumalt või need, kes juba tegelikult on varem selle või kes ka teevad seda nagu ja täpselt, või need, kes on selle perfektsusega justkui mingi hetkeni jõudnud, siis mul on tunne, et see nagu elas oma aja ära ja nüüd tegelikult on jätkusuutlikud need, kes näitavad asju nii, nagu need päriselt on ja nagu realistlikumalt, sest no... Ja see maailm minu arust oligi nii, et alguses kõik proovisid seda feikida, aga kuna seda läks nii paljuks, kõik said aru, et see on nii ebarealistlik, see ei ole okei, siis nagu nüüd ongi jälle see muutus toimunud, see on nagu uus trend, ongi see, et nüüd sa näitad, kes sa päriselt oled ja see on normaalne, kogu aeg ju trendid muutuvad, see on lihtsalt praeguse aasta trend. Eiga, ma ei ütleks isegi aasta, see on pigem nagu üleüldiselt, ma isegi julgeksin öelda sükese sõna nagu ajastu. Nagu, et YouTube, kui ta algas, see oligi nagu süke perfektselt nagu saturation 200 peal, süke ideaalne maailm. Aga nagu nüüd, kuna see oli nii uus, aga nagu nüüd see on juba seda sisu on nii palju, et sa ju tegelikult ise ka ei taha jälgida kedagi, kellega sa ei saa nagu samastuda. Kui me tuleme tagasi, miks sa üldse kedagi vaatad, siis minu meelest peab olema tervislik balanss, et sa saad veidike justkui motivatsiooni, et olla tegusam ja nii edasi, aga samas kohe, kui seda on liiga palju, liiga feigitult, siis sul kaob see nagu connection täiesti ära, sa oledki mingi, no jah, I could never nagu. Please, ärge keegi lihtsalt võtke seda, kui nagu, et me nagu klatsiks kedagi taga, ma nagu tõesti ei taha, nagu see on, mõlemad variandid on okei ja lihtsalt nagu minust vahepeal tuleb lihtsalt asju arutada nagu, et sama nagu mu videoga, et ma ei taha kunagi nagu, see ei ole mingi klatsimine, vaid lihtsalt nagu räägime asjadest. Ja nagu sa stories ütlesid ka, seda rääkisid sellest to-do-list asjast on ju, siis minu meelest nagu alati on inimesed, kes võtavad seda isiklikult ja nagu ma olen oma kanalil, ma olen võtnud pigem selle suuna, et ma nagu ei võta sõna, sest reeglina ma tahan sõna alati, kui sõna võtad, siis on lihtsalt mingi draama. Ja see on see, et siis sa pead väga teadma ja väga kaaluma ja ma lähen lihtsam vastupanu teen täiesti oma asja, aga samas just nagu üks suur põhjusid, miks podcast platvormina minu meelest nii põnev ongi see, et me istume maha, me ei väida, et me teame või et nii on, vaid see on lihtsalt pigem, et me arutame, et võib-olla keegi, kes pole nende punktide peale mõelnud. Mõelge, kui teie podcast oleks ainult see, et te räägite oma enda eludest ja lihtsalt iseendast, nagu selle, ma ei kuuleks kunagi sükest podcasti, et nagu kõik mingid suuremad podcastid, mida mina kuulen, siis nad räägivadki teemadest nagu. Ja lihtsalt nagu arutad. Ja täpselt. Ja pluss mul on tunne, et isegi mina nagu, täna on siit ka läbi käid nii palju punkte, mille peale ma poleks isegi, see kingitused ja maksud, no vabandust, kunagi ma olen sükse asja peale. See on see, et kui sa asju läbi arutad, siis nagu mul on ka vahel nii, et ma arutan, aga siis poole pealt ma muudan täiesti oma arvamust, siis ma ütlengi, et kuule, et tegelikult tundub see palju loogilisem ja minu
minu meelest see ongi nii normaalne, aga samas see on praegu nagu oluline, et me nagu mainime ära, et nagu me ei ole mingid nagu hullult eksperdid, et see on lihtsalt meie oma arvamusel nagu arutamas niisama. Ka ma vaatan, see kell tiksub ja me ei jõua muidu enda Instagrami jaoks seda feed'i pilti teha, seda episoodi promoda, siis me peame lõpetama siin kohal. Aga me saame alati jätkata, kindlasti ootame kommentaarides teie tagasisidet, kuidas teile selline teema meeldis. See oli jälle taaskord natuke vabam külalisega, varem meil on olnud võib-olla natuke spetsiifilisem ja kindlasti, kui see episoodi läheb hästi, siis Laura on tagasi oodatud, ootame statistikat praegu. Ärges väga kurjad olge. Ei, aga rasselt suur aitäh, et sa tulid. Mul on nii hea veel, mul on tunne, et sa oled lihtsalt, nagu ma nüüd ei ütle, et nagu ekspert, aga pigem nagu see, et sa oled nii kursis selle maalega, meil oli huvitav rääkida. Nagu ma olen nii kaua oodanud juba niisama, et neid teemad siis arutada. Nüüd, kui me saime veel teiste käest jagada, see on lihtsalt imeline. 2 kärbest ühe hoobiga. No. Nii, Maria, kas sa tahad outrot proovida teha? Ei, Viki, palun tee. Sellest inside joke, et ma ei suuda outrosid teha. Ma ütlen tšau ja läheks ära lihtsalt hea meelega. Ütle kõik muu. Tavaliselt isegi sa lõpus enam tšaudi ütle viimasel ajal. Okei, ma ütlen täna tšau, sa tee algust, please, lihtsalt. Nagu ikka, kuulake siis meid oma podcasti platvormil, kus iganes te eelistate, aga ärge unustage panna follow, et jälgiga, et teil tuleksid need teavitused, kuus episood on ülemus. YouTube'is näete visuaaliga, millised me välja näeme, mida me kanname, mis näo emotsioone me teeme. Mitu korda ma nina nookisin või nägu sügasin. Ja YouTube'is siis saate ka kommenteerida, ärge unustage visata like ja kindlasti Instagramis ka @kirsitšilli, jälgige meid, saate eksklusiivsemat sisu, saate kaasa rääkida, milliseid episoode te tahate edaspidi või küsimusi küsida. Jälgige ka Laurat kõikidel sotsiaalmeedia platvormidel ja minge vaadake kõikide viimaseid videoid, sellepärast et ma olen väga suur fänn ja need on väga stiilipuhtalt tehtud ja need on imelised. Ja jah, Laura lingid leiate siis ka kirjelduses, nagu ma enne mainisin, ning näeme juba või kuuleme näeme teiega. Järgmisel esmaspäeval kell 7 hommikul. Tšauki!